see tegelikult hakkas natukene kaugemalt pihta, et nagu ma mainisin, me life biofeedback terapeut ja me siis võtsime sagedusega inimestelt ärevust, stressi, hirme, mida iganes nii-öelda maha. Ja mida me nägime oli see, et mega head tulemused, kuid ikkagi tulid poole aasta, mõni tulnud üldse tagasi, sai täielik lõplikult nii-öelda ärevusest vabaks ja siis kuna minu taust on ka seedensüümid, toitained omastamine edasi, siis sealt oligi küsimus mõelda, et aga kas midagi on puudu? Et kas nagu päriselt midagi on puudu, kas on mingi asi olemas, mis tegelikult võtaks ärevused täielikult maha niimoodi, et inimene ei pea tagasi tulema. Et ühest küljest on jah kasulik, kui ta tuleb, aga teisest küljest mind alati huvitav, kuidas me juurpõhjused korda saame. Ja see oli hästi huvitav, kuidas me sinna jõudsin, oli see, et ma võtsin naturopath arstiga ühendust, kes oli minust nagu lihtsalt 100x targem. Ta ei osanudki nagu täpselt öelda, mida see toode kõik suudab teha, aga ütles, et tema arust ikkagi magneesium on nagu number 1, mis selle laitab ja proovi Riimägi. Ma nagu suhteliselt skeptiline, sest olles ise spordiga palju tegelenud, hästi palju erinevaid magneesiumi proovinud, vaevend ikka oma jalakrampide kallal ja ise võtad 3 erinevat magneesiumi. Ja okei, tellisime Riimägi ära. Ja see oli hästi huvitav aeg, sest et ma olin tegelikult suhteliselt läbi põlenud, me ehitasime seda live-keskust 3 üles, eks me kõik olime väga kurnatud, sest et terapeuditöö, firma üles ehitamine, süsteemide loomine, kõik see pool. Ja no ma olin ikka siukses kohas, et nagu 2-3 kannu kohvi päevas ja pean ausalt ütlema, et pidin aparaati päris tihti kasutama, sest et mul endal oli tohutu ärevus ja mitte üldse enne. Ja see tegelikult saaga hakkas juba 12 aastat tagasi ja kui ma lõpuks toote tellisime ära, naine oli ka suhteliselt kurnatud, et kui sul on laps on ju 1,5 aastat magamata, siis tuleb teine laps peale, just said juba 3 kuud magada ja siis tuli järgmine laps peale ja hakkasime siis vaikselt võtma, nagu ikka on ju, pudeli peale on kirjutatud 2 pipetti, mina võtsin kohe 6-7 pipetti, alati tahad rohkem võtta, katsetada. Ja 3 nädalat läks mööda. Ja siis järsku tunned. Ja see oli niimoodi, et nagu hommikul tõusid üles, kann kohvi, et üldse käima saada ja kella 12-3 magasin lastega lihtsalt, sest nii koomas lihtsalt, mitte midagi suutnud teha. Siis ärkasid üles ja siis nagu ei saa üldse aru, kus sa oled pool tundi, siis panin talle kannu kohvi sisse, ja niimoodi oli mul igapäevane nagu elu. 3 nädalat läks mööda. See oli 3. nädala lõpus, siis küsin naiselt, et kuule, täitsa huvitav on. Ei taha enam nagu otseselt magada laste ajal nagu enne varasemalt. Ja naine ütles, et kuule, hästi huvitav, on täpselt sama teema. Võtsime siis edasi rahulikult, iga päevaga läks paremaks, kohvi ma ikka ei olnud välja visanud veel. Ja siis see toode otse. Mõtlesin, okei, las olla. Mina ei osanud isegi arvastada, et see tootest või midagi on, et ma tol hetkel ei teadnud mitte midagi, mis see toode suudab teha või nii edasi, ma lihtsalt võtsin sellepärast, et see naturopath arst soovitas. Ja kui toode otse sai, siis vist võttis 7 päeva aega, kus ma olin täpselt samas augus. Siis mõtlesin, et see nüüd küll normaalne enam ei ole, et juba nagu hakkas midagi looma kuskile valguse kiirsel tunne lõpus. Tellisin uuesti. Ja siis oli juba 7 päevaga või 5 päevaga, kui ma võtsin uuesti, tundsin jälle, kuidas energia tuleb tagasi. Okei, siis hakkas asi huvitama. Mis asi see nüüd siis on? Ja kuna ma teadsin, et doktor Geraldinil on hästi palju raamatuid välja antud, siis leidsin netist paar tükki. Esimene, mis mind kohe kõnetas, oli ärevusest vabaks. Ja siis loed seda ja jõudsin raamatu lõpuni. Lihtsalt külmavärinad jooksevad üle keha. Miks? Sest et mida ta seal soovitas, oli Bachi lõlle ja teraapia, on nendelt samad sagedused, mis me masina peal kasutasime ärevuste puhul. Ja siis mõtlesin, holy crap, siin on midagi. Aga tol hetkel mul ei olnud seda kogemust veel, et ma oleks nagu seda nagu tunda saanud. Ja siis hakkasin rohkem lugema, tellisime esimesed tooted, võtsin tootjaga ühendust, hakkasime laiali jagama, katsetama ja siis ma avastasin, ma võin võtta 4 korda rohkem, kui ma võtsin. Ehk siis 4 korki, mingi 1200 milligrammi. Ja siis, kui ma seda hakkasin võtma, holy crap, keskendumine, unekvaliteet, krambid, ma pärast sain aru, et krambid, mis mul kogu aeg vaevasid jalga, need 2 päevaga läinud juba alguses, kui ma kasutasin. Ja tohutu hüperfookus, meeletu teo taha ära teha, siis ma vaatasin vanemad on ju 83, 82 on ju, ka lasevad ringi nagu siuke energiapauk nii-öelda nagu sees. Ja kahjuks oli üks kõige raskemaid aastaid minu elus. Kõik, mis sellel aastal metsa sai minna, absoluutselt kõik läks firmadega,
müügid ei olnud midagi, noh, kõik, mis sa ette võtsid, kõik läks vastu taevast, pluss veel lõpuks see, et isa suri ära. Ja kuid selle ärevuse teema ma avastasin natukene varem. Ehk siis, kui see oli üliraske periood, paned firmale raha sisse 10 000, 15 000, mitte 0 müük, jälle noh, kõrvalt ma arvan, igaüks oleks vaadanud, kuule, mis see hull teed, lõpeta ära lihtsalt, seal ei ole mingit pointi. Taot tühja. Jah, aga see usk endasse, sest ma sain aru, mis tootega nagu tegu on, lasi edasi. Ja siis oli hästi huvitav, kuidas ma avastasin selle, et mul ärevust ei olnud. Ega ma kasutasin masinat ikkagi nädalas või 2 nädala tagant korra uuesti ja käisin lihtsalt noh, nii puhtjuhuslikult need ärevuse paanikapunktid läbi, sest noh, kogu aeg see on nagu teema. Ja ühe koostööpartneri ema suri ära, saatsin masina Inglismaale, pidi 2 nädalat olema, tegelikult oli veel 2,5 kuud jäid masi sinna, noh, piirid, tollid, kõik asjad. Ja mul oli nagu päris suur hirm sees. Masinat ei ole. Aha, nüüd sain teada, et nüüd veel istub seal mingi 6 aega kinni tollis, kätte ei saa, tagasi ei saa. Ja siis mingi hetkes nagu, holy crap. Mul on elu kõige hullem aeg viimase 20 aasta jooksul oma ettevõtluses. Kõige hullem, ma lihtsalt ei kujutasid ette. Ja siis vaatad kätt, täiesti sirge. Endal on meeletu teotahe asju ära teha. Ja siis käis mingi jõnks läbi, oota. Ma ei ole ju mitte midagi muud muutunud, kui ma olen lihtsalt seda magneesiumi. Aga võtsin Riimaiti ja seda C-vitamiini pulbrit ka, mis on täna klientide lemmikkombo. Ja siis hakkasin oma vanu kliente läbi helistama, kes olid kõige suurema ärevusega, kes pidid käima iga kuu seal, et jälle maha tõmmata ja nii edasi. Ja mis me tegime oli siis, et jagasin tooteid, osad ostsid, osad jaganud niisama. Masina peale nii hästi näha, käisime punktid läbi, kõik jumala paigast ära. Ja tol hetkel ma siis oskasin juba laadimist soovitada, läksid laadimise peale, tulid 2-3 kuu pärast tagasi, masina peal kõik korras. Ja see oli nii huvitav kuulata, sest mõnele piisas 2-3 tilgast esimesel päeval, kui ta tundis mega suurt lõdvestust. Mõnele oli vaja 2-3 kuud ikkagi võtta suuri koguseid, et kus sa lõpuks nägid selle täiesti ära. Sest need, kes võtsid seal mingi 400-500 milligrammi päevas, nad said kõvasti paremaks, kui nad ei saanud täielikult ära ja seda oli masina peal ka näha. Ehk siis nad olid juba tagasi oma selles nii-öelda elu valdkonnas kogu selle poole pealt, kuid jah, ja no peale seda oli siis oli see, et täiesti all in. Et jah, ja noh, selle energia tootmise poole pealt ka, ma sain aru pärast alles lugedes, kui sul ei ole piisavat magneesiumi rakkudes ja mitrokondrites, siis eluenergiat ei suuda keha toota. Ehk siis seal on 8 etappi, millest ta nõuab 6. Ja mis on hästi huvitav lugu seal slaidi peal ka. Ta slaidi? Jah, paneme slaidi. Et siin on ärevusest vabaks, mega suured tänud Kris Leinatammele, et ta selle asja ette võttis ja suured tänud Timo Porvelit kontakti andis jälle, Timole peab nii palju tänusid ütlema, nii palju kontakte tulnud ja helistasin Krisile, kes ma olen, mis teema, ta ütles, et ei, tal ei ole aega üldse tõlkimise jaoks, et las ta olla. Ja siis mõtlesin, et oih, jah, okei, väga kahju, et meil lihtsalt see mul jumala hingelähedane teema, ärevuse teema ja ma tahaks ärevusest vabaks raamat ära tõlkida. Ja siis oota, kuule, ma selle koha pealt tulen sulle appi. Mõtlesin, et okei, ma olin väga tänulik, ta andis seda järgmine päev teada, kui ma talle faili olin saatnud, aga alguses kindel ei. Ja ma saatsin talle tooteid järgi. Magneesiumi, Riimaidi ja C-vitamiini pulbri. Ja mis selle hästi huvitav oli see, et kui ta võttis töö vastu, 2 nädalat tõlkis, esimene tõlkija, see läks kõik meil aia taha, sealt ei tulnud seda infot välja, mis oli vaja, et see tõlge oli moonutatud nii palju. Ja 2 nädalat läks mööda, Kris ütles, tead, ma veel ei ütle, aga mul on võib-olla üks väga oluline asi sulle öelda. Ja sealt läks veel 6 aega mööda ja siis Kris helistab üks õhtu ütleb. Mäletad 6 aega tagasi, ma ütlesin, et midagi, ma tahtsin sulle öelda, mõtlesin, jah, ma ei ole sul tegelikult öelnud, et ma tegelikult vahepeal tohutu ärevuse ja paanika käes ja lennuhirmud ja kõik asjad. Ja ta ütles, et ma olen täielikult vabaks saanud sellest.